reaalselt arvasin, et ma olen ülikaval, sest et mul on uued ketsid, need punased adiketsid, mis olid paar kaadrit tagasi pildis ja ma tahtsin need panna täna Tartusse jalga ja ma mõtlesin, ma lähen hommikul naalaga jalutama, et kõnnin need veits nagu sisse. Ma üritan teha 5000 sammu iga päev, ma arvan kuni sügiseni nüüd ja I kid you not, mingi 2500 sammu peal nagu full maal kõige kaugemal kodust, kus ma tahtsin tagasi hakata keerama, hakkasid need niimoodi hõõruma. Ma olin lihtsalt nii pole võimalik nagu, et kas ma tõesti hõõrun endale nüüd need pillid sisse ja siis ma ei saa õhtul kõndida. Anyway, mu ainuke lahendus oli see, et ma võtsin nagu kannad jalanõust välja ja siis põhimõtteliselt nagu sörkisin varvaste peal. Väga veider ja awkward, kui keegi must mööda sõitis ja nägi seda, siis see polnud mina. Aga long time no see jälle. Üks nädal oli vahepeal pausi. Mõtlesin täna jälle vlogidest, me lähme sõbrannadega Tuuli juurde, vaatame, mis me Tartus teeme, ehk siis sükene veits nagu funnim nädalavahetus. Aga kell ongi praegu 12:10 ja ma hakkan kohe endale süüa tegema. Ma teen ilmselt mingid võikud lihtsalt ja kell 2 ilmselt Kaari võtab mu peale. Aga mul on lihtsalt nii haige nädal olnud, nagu nii haige nädal, et ma mõtlesin, ma teen teile väikse catch-up'i, väikse story time'i, sest ma olen nagu 2 minu jaoks väga suurt elumuutust, mis on selle nädala jooksul minu elus toimunud. Esiteks, ma ei ole enam Luminescence Collectionsi tiimis, mis on nii veider öelda, sest ma ei oleks arvanud, et ma sealt kunagi ära tulin ja meil ei olnud mingit draamat absoluutselt mitte, et ma ei oleks olnud Lumi tiimis mingi 5 aastat, kui seal oleks midagi toksikut või mulle ei meeldiks need riided või mis iganes. Et ma olen algusest peale olnud Lumi fänn, ma olen fännanud Meelit, kes on Lumi omanik, lihtsalt see on minu arust nii imetlusväärne, kuidas ta on suutnud Eesti turul ikkagi nii kaua toimetada. Me oleme siin aastatega näinud ka igasugu muid fitness riiete brände, aga minu arust nad nagu tulevad ja lähevad, nagu see, et Lumi on suutnud jääda ja ikka olla nii popp, mis on väga-väga cool. Aga lihtsalt ma tundsingi juba viimastel, võib-olla mingi pool aastat, aasta, et lihtsalt ma ei jõua olla aktiivne saadik ühelgi brändil. Ja nüüd veelgi enam, kui ma näen, kui palju tegelikult aega ja energiat mul läheb äppi ja teisest küljest ka sotsmeedia päris süksed suured koostööd on mu töö nüüd, siis ma pean neid prioritiseerima. Ja tegelikult ma arutasingi Meeliga selle kõik läbi, ütlesingi, et ma ei tea, kas sa tahad üldse, et ma oleks mingi passiivne ambassador. Ma arvan, et see ei ole aus, et võib-olla kellelegi teisele anda võimalus. Ehk siis jah, minu lumikood ei toimi enam, aga ma panen siia video alla mitu sooduskoodi, mis toimib ja need kontod siis, kellega need on ühendused, saate ikkagi sooduka koostada lumiriideid, kui tulevad ilusad launchid. Ja teine suur asi, mis ma ka üldse ei oodanud ega oleks arvanud, et ma kunagi ütlen, mul ei ole enam raamatuklubi. See tuli mulle natukene ootamatult ja on kindlasti vaimselt olnud nagu palju siuke tumedam ja raskem asi minu jaoks, millega ma olen pidanud tegelema. Aga samuti tegelikult raamatuklubi oli mul peaaegu 2 aastat, nüüd suvel oleks saanud 2 aastat ja esimene aasta ma tegin seda kõik üksi. Kõik mingi kõnede planeerimised, arutelu küsimused, iganädalased check-in'id, ma ei tea, raamatute valimine, noh kõik seal on tegelikult nagu nii palju tööd, mis taustale läheb, et üks 60-liikmeline raamatuklubi saaks toimida ja oleks aktiivne. Ehk siis ma tegin seda kõik üksi ja tegelikult aasta lõpuks ma olin sellest nii läbi põlenud, et ma küsisingi abi oma raamatuklubi liikmetelt ja meil tekkis sükene nagu moderaatorite grupp siis meie Discordi chati, kus me põhiliselt suhtlesime. Ja siis nüüd see järgnev aasta me 16-kesi vist, minu arust oli 16 moderaatorit, jaotasime kõik need task'id ära ja tegelesime sellega edasi, et ikkagi suur töö, aga sükene nagu grupi peale kanda koorem. Ma ei tea, kas asi on selles, et see grupp oli võib-olla liiga suur, noh seda nagunii ma arvan, et kui ma nüüd nagu tagantjärele teaks ja teeks, ma teeks võib-olla mingi maksimum 30 liiget, on ju. Tollel hetkel ma ei teadnud ja juhtus nii, et meid oli 60, ehk siis kogu see logistiline pool, kui on üritused, asjad, et see on üsna keeruline. Ja teine asi, mis ma hakkasin märkama, võib-olla oligi see, et kui meid on 60, siis igakuist raamatut keskmiselt luges alati 30–35 inimest, midagi siukest, et noh, pooled alati lugesid, sest teised pooled siis tollel kuul ei saanud või mis iganes, see ongi täiesti fine, et sellepärast ongi hea, kui on võib-olla mõnes mõttes rohkem inimesi, et me kõik ei jõua iga kuu olla mingi full aktiivsed raamatuklubis, on ju. Aga ma nägin nagu seda trendi langemas ja langemas viimastel kuudel, et see arv, palju inimesi luges, läks alla ja ma mitu korda kuulsin nagu siukest terminit ka läbi käimas umbes, et see on nagu kohustuslik kirjandus ja keegi ei peaks meid sundima seda lugema, kui me ei taha, et siuksed nagu samad terminid käisid mitmes vestluses läbi, mis minu jaoks olid nagu natukene siuksed haiget tegevad, sest et see on ikkagi raamatuklubi ja me oleme vabatahtlikult seal, et sa nagu annad ju oma nii-öelda panuse, et sa vähemalt üritad seda kuuraamatut lugeda ja me valime selle raamatu ikkagi, enamus hääletab, et see ei ole mingisugune, et üks inimene valib, on ju. Ehk siis hakkas nagu tekkima siukseid momente, kus vähem ja vähem inimesi luges kaasa, aga see töömaht ju moderaatoritel ei langenud, kõik need protsessid nagu jäid samaks. Ehk siis ma hakkasin nagu nägema seda, et okei, tegelikult need inimesed, kes hullult siia tööd panevad, nad ei ole enam motiveeritud seda eest vedama ja ma ise tundsin täpselt sama. Seega ma siiralt mõtlesin, et ma võtan selle nagu jutuks ja siis aktiivsus jälle kasvab ja lähme on ju edasi. See jutuks võtmine, see oligi nagu lihtsalt sükene, et
võib-olla natuke konkreetne, aga sellegipoolest minu silmis õigustatud, et ma tahtsin nagu mõista ja aru saada, et miks inimesed ei loe, sest viimases pollis oligi, et millal me arutaks ja räägiks eelmise kuu raamatust, mis on siis 1 raamat kuus ja sellele vastas ainult 10 inimest 60-st, aga moderaatoreid on juba 16. Ehk siis miks nagu 16 inimest oma aega ja energiat panevad või ainult 10, kellest ka siis pooled olid moderaatorid, lõpuks nagu soovivad üldse rääkida sellest, on ju. Ja kindlasti paljud liikmed olid ka lihtsalt sellised vaiksemad, nad ei tahtnud rääkida, mis on fine, aga ma nägin nagu, et eelnevalt see ei olnud nii ja see trend kuidagi nagu oli langev ikkagi ajas. Ja see teema algatus lihtsalt tõstatas mingi siukse tüli seal chatis. Ma isiklikult nagu ei laskunud nii sügavalt sinna vestlusesse, ma võib-olla paar korda midagi kommenteerisin vahele lihtsalt, et täpsustada, mida ma mõtlesin, aga sellest suurest vaidlusest ma nagu üritasin eemale hoida, aga see, kui nagu inetuks see läks, kuidagi kinnitas minu jaoks seda, et ma ei soovi enam seal olla. Siis ma kirjutasingi, et see on olnud üliäge 2 aastat, aga ma nüüd lahkun ja tulingi ära täiesti sealt serverist, mis oli nagu justkui minu raamatuklubi, aga ma nagu proovisin viimane aasta kinnitada, et see oleks meie kõigi oma, ma loodan, et nad jätkavad seal, ma ei tea, mis seal edasi toimub, aga miks see oli raske, oligi kuidagi see, et ma arvan, et lihtsalt inimeste visioonid sellest, mis on raamatuklubi ja kui palju me peaks ise panustama raamatuklubis, olid nagu erinevad ja lõpuks oligi see, et kui ma tahtsin nagu utsitada, et lugege kas või iga paari kuu tagant, siis tundus nagu ma sunnin inimesi lugema ja ma olen mingi liider seal ees, kes teeb reegleid ja see on mingi kohustuslik kirjandus, kuigi see on ju forever olnud vabatahtlik koht, kus olla. Et siuksel nagu hästi negatiivsel ja haiget tegeval toonil tegelikult see lõppes ja ma arvan, mitte ainult mulle, nagu ma usun paljudele. Et jah, see oligi siukene nagu silmi avav kogemus. Kindlasti nagu muutis mu südant kõvemaks nüüd, et ma ei taha enam teha niukseid asju. Ma ei taha väga nagu avada ennast enam uutele inimestele peale seda ja siukene nagu haiget tegi see kõik. Ma olingi nagu täiesti mingi tühjaks pigistatud sidrun peale seda kogu asja seal. Ma mingi täiega nutsin terve päev, siis ma järgmine päev nutsin. No mul oligi siukene nagu mingisugune südamevalu, täpselt siuke tunne oli nagu mingi lahkuminek oleks olnud, aga nii palju vähemalt ma sain aru, et see formaat ei toiminud mulle. See, mis mina panustasin ja mis ma sellest sain sellel ajahetkel vastu, see enam mulle ei sobi, et see on see minu boundary. Igalühel on oma arusaamad ja oma piirid, aga et kuigi see on valus ja veider ja harjumatu, et seda enam ei ole ja nii järsku ja ootamatult, siis ma ei taha ka seda enam tagasi. Ma ei tea, siuke lukku tõmmatud tunne on, et ma nagu ei taha usaldada enam inimesi, aga üldse, et mitte mingil negatiivsel teemal seda videot jätkata. Mul ongi aega, ma arvan, mingi 2 tundi selleni, kui Kari võtab mind peale. Ma teen endale mingid krõbedad röstleivad, võib-olla mingi apelsini sinna kõrvale, midagi head. Ma tahaks mingit head suurt lõunat, sest ma olin sunnitud sörkima, kui ma tahtsin kõndida. Ja siis loeme siukest raamatut nagu Pabel. Ma olen sellega umbes täpselt poole peal. Mul oli ka peale seda kogu raamatuklubi teemat rämeslamp. Põhimõtteliselt see teema vist oli esmaspäeval ja nüüd eile äkki ma lugesin mingi paar lehekülge, aga ma nüüd tahaks saada tagasi oma lugemisarmastust ja lihtsalt keskenduda siis üksi lugemisele rohkem. Ja vaatame, kuhu see raamat mind viib. That's it. That's the tea. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Kui ma näen nüüd tänapoes, ma ostan oh, we know what we have, let's hold on tight. Kodujuust, ossi, krõps, munapuder ja geimerite ja noorte inimeste platvorm. You wouldn't know about that. Miks meil ei ole oma sinna üldisele vaates mingi hea või Moskva sõi juttu? Pointib seda, aga meil lõpeb padel. Nii, vlogime, ma pole ammu vloginud. Me oleme Tuulil külas. Siin on Kaari Juhanson, Karmel Vassiljev, Hannele Saar, Tuulil Arvel on üleval korrusel. Ja täna me lähme kampusesse sööma. Me oleme kõik natukene health-veeras. Karmel paneb täna tina ja meie ei joo. Siuksed üritame nagu mõistlikud olla, nii et alkoholi ei joo, sööme midagi head ikka. McDonaldsi drive-thru'sse ei lähe täna. Nagu me oleks kunagi käinud homme seal. Oleme. Öösel ühe korra vaata peale klubi peale naiivi, mäletad? Ja, it has happened before, siis oli ka kella keeramine, vaata. Siis me olime naiivis ja me niigi olime suht mingi siuksed juba selles eras, et me oleme suht vanurid, me ei taha väga klubis olla. Ja siis järsku oli see kella keeramine keset tööd, et kella 3 asemel oli järsku öösel kell 4. Ja me ei tahtnud üldse tegelikult vaata väljaski olla, me kuul push'isime ja siis järsku oli kell 4. Tuuli Larven! Tuli lehvitab vlogile. Oota, ma panen ennast peitu, siis see fokusseerib siin peale.
väga ilus. Meil on kella 5, iga aastaga läheb see kell aina varasemaks. Meil on täna on 17:30. Jah, kuni 19:30 on laud, ehk siis nagu ma ei tea, mida see meie kohta ütleb, aga kunagi ma oleks läinud mingi 9 linna. Vibe on casual, aga nagu näha siiski make it make sense. Mul on seesama bomber ja tossud, nii et ma loodan, ma saan sisse üldse sinna. Ma loodan, et mingi ei ole mingi, et siia ei tulda tennistega. Mis me siis teeme? Sul on Maci Drive. Sest mul on veel eriti sportlik jope ka, vaata. Aga tegelikult see on tükk casual street food vist. Kogu aeg ainult oota teiste järgi siin maailmas. Kogu aeg ma olen kõige kiirem. Catch me outside, how about that? Ma tahtsin näidata oma jakki. Eelmises vlogis ma näitasin sain uue jakki ja nüüd mul on see seljas. No big deal. Ja see on väga cool. Ja ka kott. Ja sneaker. Karin, teeme seda, et minu käed on. Jaa. Ja Hannele käed seletavad, vaata sinu käed. Ma tee siis. Ja see ei ole usuta. Aga nii. Kaaril on väike denim-suit, kõige uuem, uus, just ostetud Mangost, matching set Mangost. Karmelil on valge T-särk, snatched waist, teksad Mango, kontsaga saabas. Hannelel olid hallid püksid ja must top ja Pull&Beari trench. Tuuli Larven võitis just stilisti mingi, mis selle stilisti nimi oli? Kati Ollino styling ja ta pani selga pintsaku ja valge T-särgi, teksad, valged tennised. Väga stylish valikud olid kõik. Julgen soovitada, kuigi pole ise käinud. Kõik käed kinni, aga ma võin tuua. Good morning USA. Mama Tuna tegi meile soolase pudru. Retsept on kuskil toidupäeviku Instagramis. Siin on soolane puder mingite köömnete ja seemnetega. Jube peekon. Vedelahärja silmaga muna. Ja siukene kohvi. Bon appetit! Üldiselt on nagu ostad või midagi. Ta tegelikult on raha, ilmselt oleneb väga autost vaata. Ja täpselt mahus. Pärnus ei ole see. Nii reaalselt nagu see Home Alone'i mingi maja, kus kõik ringi jooksevad. Enne seda reisi, sest me plaanime minna täna Viljandisse ja sõime oma Tuulimega mega maitsva hommikusöögi ära. Ja nüüd siis kõik siin pakivad oma trennikotte, lihtsalt käime pesus, väikene mingi ülilihtne kiire meik. Ja tänane kõige suurem plaan ongi see, et CrossFit Viljandi avamine. Tegelikult see oli juba päris pikalt lahti, äkki mingi aasta, võib-olla kauem. Aga nüüd nad laienevad, ehk siis neil on nüüd mingi täiesti uus suur laohoone vist. Ehk siis seal on täna avatud trennid. 36 inimest võib minna siis vist ühte trenni, nagu ma aru sain. Ja kuna Tuuli on selle CrossFit Viljandiga seotud, on CrossFit treener, siis me lähme kõik sinna nagu avamisele, supportime ja teeme ka ühe CrossFiti trenni kaasa. Kunagi ma täiega kartsin seda, kartsin sõna CrossFit. Nüüd ma olengi aru saanud, et see on tegelikult täiesti tavaline trenn ja sa võid teha omas tempos ja oma raskusega ja sa ei pea ennast seal ogaraks tõmblema. Ja kõigile, kellele lihtsalt võib-olla tavaline jõusaalitreening on igav, aga full mingid kardiotrennid on liiga intensiivsed, siis CrossFit on minu arust täpselt siuke ideaalne, et seal on see jõuosa, mis on natukene aeglasem ja keskendub siis raskematele raskustele ja on lõpus siis siuke kardiosa, mis üldjuhul saab kiiresti läbi. Et sa küll pingutad lõpus ja higistad, aga see ei ole nagu tund aega. Ja enne seda mõtlesime, et käime Lõunakeskusest ka läbi. Lihtsalt vaatame, mis Tartu poodides natuke on. Meil see trenn hakkab alles kell 2. Ja üldse pole tegelikult Viljandis ka mega ammu käinud, et natukene seal ringi jalutada, samme koguda. Õues on vist mingi 15 kraadi ja päike täna, nii et selles mõttes on nagu unistuste ilm, et sõbrannadega koos olla. Aga eile see kampus on nagu siuke restoran, et seal on selle sama hoone sees on uulits ja mingi pokepool vist, et sa saad neid tellida, aga samas on ka mingi peakokapool ja siis me mõtlesime, et me oleme seal, tellime peakokapooled, et alguses jagame nagu eelroogasid ja siis võtame mingid pearoad äkki, aga need eelroad olid nii head, et me lõpuks jagasimegi ainult eelroogasid, me võtsime nagu uue raundi, sest nad olid suht suured portsud ja lõpuks sai kõht nii täis sellest teriyaki kastmes krõbedad lillkapsad, nagu lillkapsas, mis oli paneeritud mingi tärklises, praetud
ja siis seesamiseemned ja teriyaki-kasta nagu sushi maitse veits ja siuke krõbe, krõmps, mõnus ja see maitseelamus oli lihtsalt 10/10. Teine asi, mis me maitsime, olid krevetid, hiidkrevetid paneeritud, samuti 10/10. Mega hea. Kui te lähete sinna nagu lillkapsad, kindlalt proovige. Ja siis me reaalselt vaatasime mingit crime dokumentarit terve õhtu ja läksime mingi kell 10 magama. Ma olen oma pabelit üritanud ka lugeda, sest ma avastasin, et esmaspäev on 31. märts. 6. märts kadus esiteks ja teiseks ma ei ole väga raamatuid ka lõpetanud. Ma ikkagi üritan siuke 3-4 raamatut kuus lugeda ja pabel on nüüd mu 4., mis on mul nagu suht kaugel lõpetamisest, nagu see läheb hästi aeglaselt, on pigem siuke raske lugemine. Ehk siis ma siin olen paar peatükki ka üritanud hommikul ja õhtul lugeda ja kusjuures mõnus on tegelikult nagu unwindib sind päeva lõpuks. Ma teen hästi kerge meigi ja siis kui ma hakkan meikima, siis iga samm, mis ma tavaliselt teen, ripsmeid abist ei pane. Orvõlla, kuldsed kõrvarõngad mingi, kas see on CrossFit Viljandi? Blushi peale ja läheb. When in doubt, blush it out. Fail to plan, plan to fail. Minu trennikotis on Nocco Focus. Ja ProFood milkshake, Sass kinkis mulle vanilla ice cream, no added sugar, 20 grammi protein. Toit on kütus! Täis igasuguseid randmepaelad, hüppenöörid. Tegelikult on siin pesemisasjad. Ja me oleme valmis minema. Kui tuuliga tuleks kunagi, shots fired! Kelle minna praegu kitama. Kui te mõtlete, miks mina alati eesistun, kas ma olen ülbe ja kuri, et ma võtan alati eesistun. Ma olen lihtsalt kõige kiirem, kes karjub shotgun. See, et teised on aeglased, ei saa olla kiire inimese probleem. Ma olen vlogis ka kees, vaata, nagu mingi Queen Bee. Dancing in the moonlight. We are booked and busy. Homme kella 10-ni. Shari. Wow! Update. Maailmis käidud. Pärast saate hauli. Nüüd me lähme raamatupoodi. Tüdrukud tahavad, väänavad mu kätt. Ma ei viitsi üldse minna raamatupoodi, aga nad on täiega mingi, et me peame minema. Siis ma mingi, that's fine. Ma take one for the team. Kes on valmis Mulgimaale minema? Täiskasvanud on, vahepeal on tublimad kuulajad kui lapsed, aga vahepeal on vastupidi ka. Aga meil on palju uusi ka siin, seega praegu esiteks tõsta käsi, kes käib meil trennis praegu nii-öelda aktiivselt, ehk siis vanas saalis käis ka trennis. Sihukese skeemiga nagu 50-st 10-ni, 10 kaupa alla ja harjutusi on meil 2. Tõustupaare, need on 3 varianti, mille vahel sa ilmselt valid. Siis täpselt sama skeemiga on sul 1 vaba raskus, kas see on sangpomm või hantel, saate ise valida. Liigutuse nimi CrossFiti keeles thruster. Enne kui sa saad 40 kordusega alustada rippes, siis tuleb teha tiimiga ühiselt 3 tiiru ümber selle platsi. Plats on meil märgistatud nende oranžide koonustega. Siis enne kui me väikese soojendusmänguga hakkame pihta, me teeme sükse üldvõimlemise ja soojendus ette. Mitu kilo musklit kõigil juures on? 5. Kollektiivselt siuke 10 tuleb ära auto peale. Meil oli nii tore trenn. Mihkel on nii äge treener. Ta on nii loodud treeneriks minu arust. Ta on rahulik, kui keegi, siis tema. Ja täpselt. Nii et kui te olete Viljandis, siis Viljandi CrossFit. Ja Viljandi CrossFiti siin oli nii suur ja avar ruum, nagu väga mõnus oli teha. Ja Tuuli on ka väga hea treener. Tuuli on ka väga hea juhendaja ja also Tuuli on mega snatched ja väga vormis. Me lihtsalt vaatasime suu ammuli Annelega, kui ta tegi seal puuris mingi. Ja ta on mingi mega pisike tegelikult, vaata ise. Ja siis ta lihtsalt teeb mingi hullu. Kas on mingisugune kasu Tuulil siin sees? Jah, kas meile maksti selle eest, et öelda head jaa? Aga tulge, 2-5 tulge CrossFit Viljandi. Võib-olla šašlõkki. Jah.
tegelikult me ei saanud raha. Me saame lihtsalt hea enesetunde ja -5 kilo Me kollektiivset saime mingit vett, anti lumiorav. Ma ei ole kunagi kuulnud Lumiorava siuksest vett saime. Jumala hea oli. Magneesiumiga, vaata. Väga hea maitse õunaga. Aga siiski jooge Heavenlyt. Kas Eestimaa ongi nii ilus või? Chiquitad on 3 stillis. See on meie Tinder ja meie preemia. See ei ole Cuba Libre, see on Coca Zero. Siit tuleb ka pad thai krevettidega, krõbekana ranch kastmega. Tartu haul. See bluus, mis mul seljas on, H&M-ist, pigem nagu libedast materjalist. Lihtsalt basic, sest et mul on ainult podid ja need kisuvad ja ma ei tahtnud enam podisid. Ja samasugune valge H&M-ist, tumepruun, aga T-särk, mõtlesin suveks nagu mõnus erinevate pükstega. Silmaklapid, väga praktiline asi. Siis trennikott. Ma ostsin siukse kotiga H&M-ist. Siin sees on siis kõiksugu pesemisasjad, juukselaki, juuksehari, kuiv šampoon, kehakreem, kõik siuksed nagu kehahooldusasjad. Abby Jimenezi just välja tulnud raamat, siuke romance book. Abby Jimenez on üks väga populaarne romance autor. Jah, that's it. Palju asju tundub, aga tegelikult ei olnud. Vajalikud asjad, praktilised asjad. Nüüd Tuuli teeb meile moeshow'd oma suveriietest, mis ta ostis Riiast. Ja siis me hakkame Netflixi vaatama ja jälle vegeme. Ja tagant ka näite. Ja väga siuke suviine, särav, väga ilus ja väga ilus. Mega dinner vibes, tekas juba saad. Me oleme valmis. Oh my god. Ja ma üldse julgesin osta siukseid. Ma olin mingi mega. Sa vaatad ennast, nagu sa oled. Ja see on nii ilus sinu kehale kõik mega idekas ja mega. Every week, new guns, we would go to gun shows every weekend. It was an obsession. I decided to call the police. Kõht nii tühi, aga mõnusat esmaspäeva teile. Päikseline ilm praegu tundub veel, et on kandunud uude nädalasse, mis on ülitore. Ma eile ei filminud, sest eile oli tõsiselt nagu hall, padukas. Me lihtsalt tulime hommikul kohe Tartust ära. Ma mõtlesin, ma lähen ratsutama, aga ma ei läinudki, sest et täiesti nagu padukas oli. Pisin lihtsalt pesu ja vaatasime Severance'i sassiga ja lihtsalt siuke mõnus puhkepäev oli. Nii et nüüd on olnud jälle mõnus uut töönädalat alustada. Ja peale trenni ma nüüd olengi siin teinud mitu tundi tööd, kell on juba 12 läbi tegelikult. Ma snäkin siin preppe ja Rimis on kusjuures no bananas lett. Ja üldjuhul seal on ka suht kallid, on ju, igasugused marjad ja herned ja mis iganes. Aga ma olen märganud, et seal on nüüd -50% karbid, mis tegelikult on väga ilusad maasikatega täna. Ostsin esimesed ja teistest. Mitte muidugi see südasuve-maasikas ja täitsa fine maitse minu arust. Igatahes täna peangi valmistama kõik homseks ette, sest et homme on meil filmimispäev jälle äppi jaoks. Filmime nüüd sisse homme suve challenge'i treeningvideod, kodused ja suvine auhindadega väljakutse hakkabki 21. aprill see aasta. Ehk siis 21. aprill kuni 1. juuni. Siuke täpselt lõpeb juuniga. Nii et mõnus siuke 6 nädalat, iga nädal jälle YouTube'i video. Treenime sinu trenni äpis koos, lõpus lähevad loosi. Ma arvan jälle 6 auhinda, mul on veel mõningad auhinnad kinnitamisel, mõned on juba kinnitatud. Ja ma nendest räägin teile lähemalt juba mõnes muus videos. Aga siuke iga-aastane traditsiooniline suve challenge, mis minu arust on alati väga motiveeriv ja mõnus. Põhimõtteliselt mul on teile väike unboxing ühele pakile, millel ma järgi käisin täna hommikul, aga sellega seoses, miks see pakk üldse tuli või miks ma selle tellisin.
ja tere, kas sina tahad ka Nixist kuulata? Igal juhul eelmine nädal mulle tuli Nixi promopakk erinevate mingite toodetega, mis neil juba on olemas olnud pikemat aega, aga uued tooted on siin ka, 2 uut toodet. Need on siuksed kaerabatoonid ja näiteks täna hommikul ma sain ühe. Ma kunagi ülipikalt käisin tühja kõhuga kogu aeg trennis, sest ma käisin ja käin tegelikult siiani suht varakult hommikul trennis. Ja siis ma tulen trennist koju, pesen ja söön mingi 9:30 oma hommikusöögi, et mulle ei meeldi päris mingi kella 6 oma hommikusööki süüa. Aga ma olen täheldanud, et kuidagi need jõutrennid lihtsalt ei hitti samamoodi, kui sul on kõht täiesti tühi. Mul isegi liiga tühja kõhuga läheb süda pahaks. Nii et kuskil viimane aasta ma ütleks, ma olen ikkagi alati ka kohe peale ärkamist midagi näksin. Minu arust need ongi hästi head siukseks vahepealseks snäkiks, võib-olla mingiks trennieelseks snäkiks, sest nad ongi siuksed pisikesed nagu energiabatoonid, ma ütleks. Need on 35 grammi ainult, need on 2 erinevat, see on siis šokolaadi ja koorekommi batoon ja teine on siuke mustika ja kaneeli batoon. Ühes batoonis on 135 kalorit, et ikkagi siukene toitainete rikas snäkk. Ja see Oat Blueberry on siis selline, ta ongi siukene nagu kaerabatooni moodi, minu arust need ei ole liiga magusad. Ja kui sa oled rohkem nagu magusa sõber, siis see šokolaadi koorekommi on, ma arvan, rohkem sinu maitsele. Siin on nad mõlemad võrdluseks ka. See on pigem nagu siukene kaeraküpsis, ka siiski magus ja hea. Ja see on rohkem selline šokolaadibatooni moodi. Ja mõlemas batoonis ongi esimene koostisosa kaer. See on vegan, ilma lisatud suhkruta, palmõõlivaba, ei mõjuta sinu veresuhkru taset, sobib diabeetikutele ja on sobilik ka siis ketodieedil olevatele inimestele. Ja siin pakis oli veel erinevaid valgubatoone, siis neil on siuksed valguga šokolaadivahvlid hästi mõnusa konsistentsiga ja erinevaid näiteks kookusega või pähklitega tavabatoone ka neile, kes ei taha siis valgubatoone. Aga nendel valgubatoonidel tuleb ka siin vaikselt uus siukene pakend välja. Selle kampaania nimi on Glow Job, ehk siis Nixil on siuksed natuke nagu flirtivad sloganid, aga näiteks siin on võrrelda see ülemine on see eelmise pakendiga ja alumine on uus. Siukene minimalistlik uuendus, aga näeb näiteks kohe ees ära, et siin uuel on 15 grammi valku kohe pealkirjas, kus on lihtsalt jõhker magusisu ja nii hea, kui kodus on olemas siukseid natuke paremaid alternatiive. Ja Nix andis mulle nüüd uueks nädalaks sooduskoodi ka, ehk siis tänasest 6. aprillist kuni 13. aprillini kehtib njom.ee poes sooduskood Karin30, mis annab teile siis –30% soodukat. Nii et päris suur soodukas, tõesti need energiaampsud on nii head ja 4 päeval nädalas, kui ma hommikul lähen jõusaali, siis lihtsalt idekas valik mulle, mida nagu pre-workoutina süüa. Aga sellega seoses, kuna see tuli mulle eelmine nädal, siis ma läksingi sinna Njom lehele ise ka uudistama ja ostsin lihtsalt oma raha eest tellisin mingid batoonid juurde, siis mul lihtsalt tulid meelde, et need pähklibatoonid, mida siin pakis ei olnud ka, aga näiteks siuke, vaadake, Almond Crunch Bar. Need on lihtsalt nii head. Ma tellisin 2 pakki, sest ma tean, et Sass nagu sööks need kõik mulle ära, aga täiega armastab neid pähklibatoone. Ja siis kuna Sassil ongi 6. aprill, kui te seda vaatate sünnipäev, siis ma mõtlesin, ma kingin talle, nagu pakin ära 2 pakki seda, et siis ta ei tule minu asjade kallale. Aga jah, ühed on need Peanut Crunch Nut Bar ja teised on need Almond Crunch Nut Bar. Igal juhul nüüd mul on magusavarud nagu korralikult täis. Mul on siin Kerli tehtud kavad suve challenge'iks ja siin ma editin endale audiofaile selleks, et kui ma homme kodutrenne filmin, et siis ma ei unusta harjutuse ära, et siis mul kõrvas on väike kõrvaklapp ja seal on siis nagu hääljuhised just eriti soojenduse ja lõdvestuse jaoks, sest seal on mitu harjutust järjest, mida ma ei taha ära unustada. Ja tänased tööasjad, mis ma pidin ära tegema ja ma olen teinud, CrossFiti kava läks laivi, see oli muidugi pikk ettevalmistus, et ma tegin seda täna, aga lihtsalt see laivi panek, äppi nagu pealehele panek, siis äppi uudistekaardile teha sellest uudis, siis tegin sinu trenn Instasse ka uudise, et CrossFiti kava läks laivi, uus kava, siis nüüd ma valmistangi ette suveprep kodukava materjalid homseks filmimiseks, audiofailid, päev või 2 enne filmimist ma proovin kõik harjutused läbi teha, vaatan, kas ma üldse oskan neid teha, suudan neid teha, et siis filmimise ajal, kui videograaf on siin, et siis ei ole mitte mingeid nagu äpardusi. Siis mul on tegelikult mõned koostööasjad, mis ma tahtsin täna ära teha, aga ma kardan, et ma ei jõua, võib-olla peale ratsutamist õhtul jõuan ja terve see nädal veel asju teha. Sama vlog on vaja ära editida, järgmine nädal on veel ühe kava filmimine, ehk siis need materjalid teha valmis. Joogakava tuleb äppi, ehk siis need videod editida esiteks ära, üles laadida. Siis suve challenge auhinnad on enam-vähem juba, aga ma pean suhtlema veel sponsoritega, mõtlema läbi kõik kampaania postitused, mis ma tahan teha. Siis toitumisnõustaja blogi pean panema üles, aga vähemalt siis need mõtted on mu peast väljas ja kuskilt to-do listis, et isegi kui ma jõuan osade nende asjadeni järgmine nädal, siis see on ka täiesti fine. Siis ongi need nagu mu tööpäevad nüüd, kus ma tegelen põhimõtteliselt ainult nende asjadega. Ja kell 4 ma lähen ratsutama, ehk siis editingi siin need audiofailid enne valmis. Ajakriitilised asjad on siis kõik tehtud vähemalt tänaseks.
Kas on jälle järgmine päev ilma, et ma lõpetasin eelneva päeva? Jah, on järgmine päev. Ma olin lihtsalt nii väsinud eile peale rapsutamist. Ja üks asi, mis mulle väga ei meeldi. Mulle ei meeldi väga nagu pimedas või hämaras vlogida. Ma ei tea, lihtsalt minust on nii palju mõnusam ja järgsam päevavalges vlogida. Aga kuigi mulle tundub, et raamatute teema ei ole väga mingi pop teema, ma tean, et paljusid inimesi ei kõneta raamatute sisu nii väga. Näiteks ma mõtlen isegi oma sõbrannade peale, et isegi kui nad osad loevad, siis nad ei loe nii palju kui mina. Nad ei ole nii selle raamatu maailma sees, eriti inglisekeelne ilukirjandus, Bookstagram, BookTok, kõik see, et nagu see on siuke omaette maailm, aga ma saan ikkagi vähemalt paar kirja iga video kohta, mis ma teen, kus keegi palub, et ma teeks rohkem raamatuteemalist sisu. Ja siin ma olen, kohe hakkan oma raamaturiiulit värskendama. Mulle meeldib iga hooaja eel natukene oma raamaturiiulit ümber tõsta, et näiteks jõuluhooajal ongi rohkem mingeid jõuluteemalisi kaunistusi ja nüüd see kevad-suvihooaeg ma tahaks rohkem värve allapoole tuua, ma tahaks mingeid suve-niknäkse rohkem välja tõsta. Ja ma just täna hommikul käisin Viru Rahvaraamatus nagu spets, läksin linna selleks, et saada seda raamatut. See on Gillian McAllisteri tegelikult veebruari lõpus ilmunud põnevik Famous Last Words, aga seda ei olnud pikemat aega Eestis saadaval, siis ma kogu aeg vaatasin seda Apollo ja Rahvaraamatu lehtedelt. Seal oli kogu aeg kirjas, et tarne 2-4 nädalat ja ma ei tea, ma lihtsalt ei viitsinud. Ja eile õhtul ma vaatasin just for fun ja näitas, et Viru Rahvaraamatus on olemas. Ehk siis ma läksin kohe sellele järgi. Mulle meeldivad, et pehmekaanelised raamatud on nii suured, nii mõnus on neid lugeda. Ja Gillian McAllisteri kirjutusstiil meeldib mulle, et on pigem sükene nagu litfiki. Ja minu arust tal on alati hästi head twistid sees. Tema Wrong Place, Wrong Time on siiani üks mu lemmikuid põnevikke, mis ma olen lugenud. Ehk siis ideaalne aeg nüüd sellele riiulis koht leida ja lihtsalt riiul üle vaadata. Kõik te 3 inimesed, kes te seda sisu näha tahtsite. Let's go. Mul tegelikult mingi mega palju aega ei ole, ma ei taha mitu tundi sellele kulutada, ma lihtsalt mõtlesin kiirelt mingi 15 minutit natukene siin värskendada midagi. Ja mul on kõik need suvised asjad siin all. Siukene väike vaasikene on mul, tegelikult see on vist piimakann Rahvaraamatust, aga tundub cute ja suvine. Need on mul enamus ikkagi lugemata, nii et ma jätan need praegu siia, aga Harry Potteri box seti ma tõstaks kuhugi ülesse poole, sest see on mul loetud. Ja kuna mul on hetkel Throne of Glass box set, mille ma tahaks alustada see kuu, siis ma tõstan selle hoopis siia poole. Need on mul siin kõik lugemata, ehk siis ma jätan need praegu siia. Aga mulle tundub kuidagi, et siin on liiga palju asju praegu, ehk siis võib-olla ma võtaks siit midagi ära natuke. Sellega ma olen ka natukene confused, sest tegelikult mulle meeldib siin see Emily Henry väljapanek, aga teisest küljest tahaks teda paremini. Ja ma saaks siia panna näiteks juba loetud romance'id ülevalt. Nagu sükene suvisem, värvilisem stack praegu. Tundub cute. Ja võib-olla siia teeks näiteks mingi Emily Henry Shrine'i vahelduseks. Sest et suvi on ja see tähendab Emily Henry Seasonit. Ma arvan, et praegu need Fourth Wingid, Onyx Stormid ja kõik need fantaasiad siit ma tõstan pigem üles kõrgele eest ära, et saada seda tumedust nagu siit natuke alla. Tahaks siin ka kuidagi heledamat rohkem, ehk siis kõik, mis on nagu tumeda vibe'iga, ma tõstan siit eest ära. Siin on need teised Gillian McAllisteri romaanid, ehk siis ma panen selle uue ka siia kuhugi nende juurde. Võib-olla täiesti nagu eraldi Shrine. Need on ka pigem siin tumedamad, ma tõstan need ka pigem siia kõrgele. Ja siin on mul mingisugused romance'id veel, mis ma tahaks võib-olla alla tõsta. Ma mõtlen, mis on siuksed nagu suvisemad, heledamad äkki. Ma võikski ilmselt jääda siia tuunima neid asju, aga praegu on minu arust väga hea. All on rohkem värve, rohkem siuksed suvised asjad ja üleval on siis kõik tumedad fantaasiad, kõik siuksed asjad. That's it selleks videoks. Video on juba piisavalt pikk. Aitäh, et te vaatasite. Ma ei tea, millal järgmine video tuleb. Kindlasti hakkab suve challenge'i iganädalased vlogid 21. aprill, aga ma ei tea, kas ma teen enne seda ka veel mingi video. Igal juhul näeme siis, kui näeme. Aitäh teile, et te vaatasite ja tšau!